Tere kuulama Mentosteri seminari sellest, kuidas juhid saaksid tehisintellekti kasutamisega oma ettevõtet edukamaks muuta. Täna räägime sellest, kuidas ja millist kasu tehisintellekti kasutamine saab anda. Seejärel vaatame, kuidas peaks tehisintellekti projekte sõnastama selliselt, et juhid, kellel ei ole sügavaid tehnilisi teadmisi infotehnoloogiast, saaksid siiski näppu peal hoida ja vaatame ka natukene riskijuhtimist, et kuidas vältida tehisintellektiga seotud riske. Mina olen Toomas Mõttus, annan Mentosteris nõu klientidele, kuidas tehisintellektiga ettevõtte protsesse muuta toimivaks ja tõhusaks. Olen varasemalt asutanud ning kasvatanud suureks mitu infotehnoloogia ettevõtet. Olen Eesti infotehnoloogia valdkonna arengusse panustanud infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu juhatuse liikmena ning olen ka Baltic Institute of Corporate Governance sertifitseeritud nõukogu liige ja tehniliste teadmiste tõestamiseks olen ma sertifitseeritud AI insener, andmeinsener ja andmeanalüütik. Vaatamata ajakirjanduses levinud hirmutamisele peab siiski meeles pidama, et tehisintellekt on lihtsalt tööriist, mis muudab töö tulemuslikumaks ja intensiivsemaks. Ja tõsi on see, et inimesed, kes kasutavad tehisintellekti, on oma töös edukamad kui need, kes ei kasuta. Ja miks me peaksime tehisintellekti oma töös kasutama? Vahet ei ole, millises tööstusharus oled, igal pool kliendid ootavad kiiremat ja personaalsemat teenindust. Ja samamoodi vahet ei ole, millises tööstusharus oled, igal pool palgad kasvavad, personalikulud tõusevad ja spetsialiste on üha raskem palgata. Mis tähendab seda, et me peame leidma viise, kuidas lühendada tööprotsesse, teha tööprotsesse efektiivsemaks ja samal ajal kasvatada iga töötaja produktiivsust. Ja seda kõike olukorras, kus toodete valik kasvab ja üha keerulisem on kokku viia klientide ootusi ja ettevõtte pakutavat väärtust. Ja kõige selle juures ongi tehisintellektist abi. Tehisintellekt aitab parandada tõhusust, tootlikkust, aitab teha targemaid otsuseid kiiremini ja läbi sisukamate vastuste pakkuda klientidele personaalset teenindust. Viimastel andmetel on ChatGPT-l enam kui 1 miljard kasutajat. Seepärast julgen arvata, et tänase veebiseminari vaatajad on ühel või teisel kujul juturobotitega juba tuttav. Aga kõige suurem kasu lähematel aastatel on tulemas sellest, kui tehisintellekt juurutada erinevate ettevõtte äriprotsesside osadesse. AI saab rikastada andmeid nii majandustarkvaras kui ka erinevate süsteemide vahel. Olen masinõppe mudelitega tegelenud juba pikemat aega ja julgen kinnitada, et kaasaegsed AI teenused on revolutsioonilised. Kui varem tähendas masinõppe mudeli lisamine äriprotsessi pikka andmete kogumist, andmete puhastamist ja mudeli treenimist, erinevate treenimismeetodite kasutamist, katsetamist, mis oli väga pikaajaline ja vaevaline, siis nüüd on võimalik hea tulemus saavutada isegi väheste andmete pealt, sest see baasmudel ise on treenitud suure hulga internetis leiduva materjali pealt, ehk ta on eeltreenitud ja sa ei pea ettevõtte andmete peal seda enam treenima, vaid saad vähese hulga konteksti ehk siis ettevõtte andmete lisamisega juba suurepärase tulemuse. Ja kuna selles AI mudelis endas on juba struktuur sees, siis kui anda talle andmeid, siis inimene ise ei pea neid andmete struktuurist täpselt aru saama. AI suudab ise andmed ilusti kategoriseerida, jagada kastikestesse ja selle pealt teha mõistlikke järeldusi. Ja kolmandaks on see, et kui varem mis tahes analüüsi tegemine eeldas vastava valdkonna spetsialisti kaasamist, siis tänu AI mudelitele ka inimene, kes ei ole andmespetsialist, saab väga häid tulemusi AI mudelite kasutamisel, ilma et tal oleks vaja põhjalikke tehnilisi teadmisi. Ja kui me räägime nüüd ettevõtte süsteemidesse AI lisamisest, siis me saame
ai teenuste peal lihtsalt proovida, viskad näiteks ChatGPT-le andmed sisse, küsid, et kuule, missugused järeldusi oskad selle pealt teha ja saad kohe teada, kas on mõistlikke tulemusi oodata või mitte, ilma et sa peaksid pooleaastast tehnilist projekti tegema. Millised on siis need mudelite baasoskused, mida kombineerides me võime selliseid suurepäraseid tulemusi oodata? Tehisintellekti mudelis on igal mõistel ja asjal oma väike kastikene ja kui tehisintellekt ette antud teksti või sisu analüüsib, siis ta jagabki selle teksti ja sisu erinevatesse kastikestesse, määratleb nende asukohad. Ja mida siis tänu sellele saabki teha, tehisintellekt vaatab iga tükikest eraldi, määratleb selle asukoha oma mitmedimensioonilises struktuuris ja püüab nende vahel leida seosed ja see on hea võimalus kokkuvõtete tegemiseks. Ehk siis, kui tekst on tuvastatud, siis tehisintellekt oskab sellest tekstist ära tunda olulised objektid, mis üksteisest eristuvad nende mõistete ja tähenduse baasil. Seejärel suudab teha teemade loetelu ja kuna tegelikult need mõisted on kõikides keeltes samasugused või sama tähenduslikud, lihtsalt üks dimensioon ehk keel on erinev, siis tehisintellekt suudab ükskõik missugusele küsimusele vastata ükskõik millises keeles. Ja kuna kõik need mõisted on ilusti ära kategoriseeritud, siis igale küsimusele, mida sa tehisintellekti käest küsid, saab samamoodi arvutada siis sellise väärtuse tema enda ruumis ja sellesama ruumi tähenduse väärtusega saab võrrelda või selle ruumi vektoriga saab võrrelda siis otsingu tulemuste ruumivektoreid ja ehk see on selline, nimetatakse semantiliseks kontekstiks ja erinevaid semantilisi kontekste võrreldes saab otsida olulist sisu, mis ei pruugi tekstiliselt olla täpselt samal kujul, ta võib olla ka teises keeles, aga kuna ta on semantiliselt samasuguse ruumivektoriga või sarnase ruumivektoriga, siis ai leiab selle baasist üles. Ja kui need kaks protsessi on tehtud, ehk on tuvastatud sinu küsimuse semantiline kontekst ja selle alusel on otsitud siis andmebaasist tulemused ja need küsimuse ja tulemuste kokkupanemisega ongi siis võimalik siduda kohalik teadmine ja ai teadmine ning anda rikastatud vastus. Ja kuidas siis ai päring toimub? Kõigepealt ai vaatab seda inimese poolt antud pikka segast teksti, tuvastab ära teemad, mida inimene käest küsis, tuvastab ära need olulised märksõnad ehk olemid tekstist ja üritab ka aru saada, mis on see kavatsus ning igale sellele teemale ja märksõnale ta arvutab oma konteksti ja küsib siis oma andmebaasist. Näiteks on ta siis mingi otsingu andmebaas või majandustarkvara, vastavalt sellele kontekstile küsib siis andmebaasist info. Ja kui ta on selle info küsimuse ära küsinud, siis ta seobki baasi info ja konteksti info ehk siis seda, mida inimene küsis, seob ära selle vastusega, mida ta andmebaasist saab ja panebki kokku, rühmitab vastused, küsimused, vastused ja väljastab tulemuse ja vajadusel ka tõlgib ehk hästi-hästi lihtsustatult selline see tehisintellekti protsess on ja me peame lihtsalt täna otsustama, kuidas me selle protsessi oma ettevõtte konteksti paneme, milliseid juhiseid me peame ai-le andma selleks, et see meie ettevõtte kontekstis hästi toimiks. Sellest tuleb muidugi õigustatud küsimus, et kui ai oskused ongi nii piiratud, siis kuidas saavutatakse selline võlutulemus ja kuidas ma seda tulemust võiksin ettevõtte kontekstis rakendada, kuidas ma peaksin sellest mõtlema ja käimegi läbi mõned stsenaariumid, kus ai rakendamisest võiks olla kõige rohkem kasu. Müügis ja teeninduses
on oluline kliendile võimalikult kiiresti vastata. Et on sagedane olukord, kus tehingu ei võida mitte see, kellel on kõige parem pakkumine või kõige parem hind, vaid hoopis see, kes vastab kliendile kõige paremini, sest ta vastab kliendile siis, kui kliendil on selle järgi kõige suurem vajadus. Ja siin võibki AI abiks olla, et kus AI suudab alustada kliendiga sisukat vestlust kohe, kui kliendil vajadus tekib. Ja kuidas see protsess võiks välja näha? Et esimene asi on loomulikult anda kliendile teavitus, et tõepoolest ma olen sinu päringu kätte saanud ja olen valmis sinu päringuga tegelema ja annan kiire lubaduse. Seda teevad juba täna paljud erinevad teenusehalduse tarkvarad, kuid kus siin selline AI erisus tekib, on see, et AI on suuteline selle vastuse andma sisukamalt kui vaid see, et sain kirja kätte ja vastan esimesel võimalusel. Ja seejärel, kui kliendi ostuhuvi on tõesti seal kirjas olemas, suudab AI tuvastada kliendi soovid ja need loetleda ning iga kliendi soovi kohta tuvastada ettevõtte infosüsteemist sobiva toote või teenuse ja koguda see info kild kokku korralikuks paketiks ja sidudagi siis omavahel kliendi küsimus koos infosüsteemist tulnud vastustega ja seejärel saab ta siis valida spetsialisti või kliendihalduri, kes võiks kliendiga edasi tegeleda. Me võime ka selle protsessi täielikult automatiseerida, kuid täna hetkel ikkagi AI ei suuda nii personaalset teenustel pakkuda kui inimene ja lõpuks siis AI pakub välja teeb nii pakkumise kui ka mõtleb välja, missugune võiks olla ettevõtte tegevuskava edasi. Ja mis see eelis siis on see, et kogu see pakkumise ettevalmistusprotsess on läinud oluliselt kiiremaks. See pakkumine, mis kliendile tehakse, on sisukam ja hoiab kokku müügispetsialisti aega ja müügispetsialist saab keskenduda järeltegevustele ja ei pea nii palju tegelema informatsiooni kokkukogumisega. Teine stsenaarium, millega sageli kokku puutun, on kvaliteedi juhtimine, et sageli jäetakse valideerimine ja verifitseerimine protsessi lõppu, sellepärast et töö kvaliteedi hindamine on aeganõudev ja seda peab tegema kvalifitseeritud spetsialist. Kuid erinevate logide või tagasiside baasil on võimalik tööprotsessi kvaliteeti hinnata juba varem ja tehisintellektiga ongi võimalik seda varem teha enne, kui defektne toode või defektne protsess jõuab pudelikaela ja mõjutab kogu ettevõtte töö tulemust. Et kui me mõtleme näiteks aruandluse kontekstis, et kui sulle vaatad raamatupidamise aruannet, siis raamatupidamise aruandes sa tegeled peamiselt tulemustega ja tulemusi enam muuta ei ole võimalik, neid on võimalik ainult teadmiseks võtta. Aga kui sa soovid ettevõtte tulemust muuta, siis sa pead tegelikult muutma sooritust ja andma soorituse käigust tagasisidet, ehk sa pead selle tagasiside kogumise ja tagasiside andmise tooma võimalikult varajasse etappi, mil sa ei ole veel kõiki kulusid selle toote loomisesse või teenuse loomisesse teinud. Nõuete tuvastamine on üks selline valdkond, mida on võimalik teha nii juturoboti kaudu kui ka automaatselt ettevõtte protsessidesse integreerituna. Aga mõte on see, et oma müügiprotsessi käigus tihtipeale kõiki kliendi nõudeid ei suudeta arvesse võtta või dokumenteerida ja seetõttu jääb see aeg-ajalt kliendi nõuete tuvastamine hoopis projekti valideerimise faasi ehk projekti lõppu ja paljud nõudmised, mida klient on öelnud, kuid mida ei ole näiteks müügiinimene suutnud kirja panna, jäävad projekti lõppu ja tulevad tihtipeale üllatusena. Ehk siis näiteks üks variant, kus kohas tehisintellekti kasutada selleks, et kõik erinevad nõuded kirja saaksid, on hankedokumendid,
lasta tehisintellektil hinnata ning koostada nii-öelda loetelu kõikidest nõuetest ja sellisel juhul, kui need nõuded on kõik tuvastatud, on võimalik ka lasta AI-l hinnata iga selle tuvastatud segmendi tehnilisi nõudeid, tuvastada puuduv informatsioon, mis on vaja selleks, et vastus kirjutada ja kui see protsess läbi teha, siis teoreetiliselt on võimalik, et tulemuseks on täpsem eelarve ja väiksemad riskid. Probleem, millega juhid sageli kokku puutuvad ettevõtte kasvufaasis just on see, et kuidas delegeerida ära töid, millega sa ise oled põhiliselt tegelenud ja selleks, et töid ära delegeerida, on vaja koostada töötajatele juhised ja kuidas seda siis mõistlikult teha. Mina praegu soovitan seda võib-olla mitte nii automatiseerida, kuigi üsna tõenäoline, et see mõne aasta pärast ka automatiseeritakse, aga ka juturoboti kontekstis on võimalik juturobotile kätte anda erinevad spetsifikatsioonid, kirjutada lahti mõned punktid, kuidas peaks tööd tegema ning lasta AI-l tegevusjuhis koostada, mida sa saad ise hiljem täiendada ja selle tulemuseks ongi see, et sa saad koostada kiiresti põhjalikuma juhise, kui sa võib-olla ise suudaksid nädalaga teha, teeb AI selle mõne minutiga ja saadki hakata tööd delegeerima ja keskenduda sellele, millega sa tegelikult tegelema pead, mitte võib-olla siis tegeleda tööga, mida võiks iga ettevõtte reaaltöötaja teha ja saad keskenduda olulisele. Ehk siis need teemad, kus sa saad AI-st kõige rohkem kasu oma ettevõtte äriprotsessides, on esmalt siis automaatne vastus klientide päringule. Sa saad igale kliendile osutada senisest personaalsemat tuge ja sisse tulnud kirjad kiiremini sorteerida, kvalifitseerida, hinnata, kas vastus vastab sellele, mida klient soovis ja selle tulemuseks on oluline ajagsääst müügipersonali ja tugipersonali osas ja kui sul sellised põhiprotsessi toed on ära tehtud, siis sa võid mõelda, kuidas sa saaksid oma turgu laiendada, kuidas sa saaksid oma ettevõttes teha ägedamaid turundustekste ja nendega saavad kõik juturobotid suurepäraselt hakkama, nii et võib-olla kui sa tahad alustada nagu just juturoboti osast, siis proovi ja mõtle, lase AI-l mõelda, kuidas ta seda teenust, mida sa osutad, suudaks paremini kirjeldada ja kui sul tundub, et see võiks olla just see asi, kus sul sellest AI-st kasu on, siis mõtle, et äkki ta oskab ka su teenust kliendi jaoks paremini lahti kirjutada ja kuidas sa saaksid seda oma ettevõtte protsessidesse integreerida. Oleme rääkinud sellest, milline on lihtsustatult tehisintellekti AI mudelite võimekus. Oleme rääkinud sellest, millistes äriprotsessi osades võiks tehisintellekti kasutada. Ja nüüd räägiksime siis sellest, kuidas AI projekte defineerida selliselt, et me ei keskenduks tehnilisele ja keskenduksime peamiselt ärikasule. Ja see protsess iseenesest, nagu kõik kvaliteediprotsessid, on ringikujulised. Kõigepealt me peame mõtlema, milline on see oodatud tulemus, mida me tahame ja see oodatud tulemus peab olema defineeritud ärikasuna, mitte tehnilise lahendusena. Seejärel me peame tuvastama või ütlema, kes on selle tehnilise lahenduse juurutamise eest vastutav, kes on vastutav selle eest, et see ärikasu saavutatakse ja see vastutus peab olema isikuline selleks, et ei oleks vastutus hajuv, nagu tavaliselt ikka. Seejärel me peame kontrollima, kas tulemus saavutati ja mõõtma, millises ulatuses see tulemus saavutati ja millises ulatuses tulemust ei saavutatud. Ning kui see kõik tehtud on, siis me kohandame oma eesmärke, saame uue projekti, defineerime uue ärikasu, mida me tahame järgmises kvartalis näiteks saavutada ja hakkab protsess otsast pihta. Selleks, et me tehisintellekti defineerides ei keskenduks tehnilistele lahendustele, vaid just ärilisele kasule, selleks me peame mõtlema, millised on need 3-5 ärilist tulemust, mida me soovime lähema kvartali 2 jooksul saavutada.
mis võiks olla selle rahaline mõju näiteks, kas meil kasvab käive, kas meil kasvab projektide tasuvus, kas meil kasvab klientide rahulolu või meil vähenevad mingi protsessi kulud või vabaneb töötajate aeg, seal võivad olla erinevad tulemused, võivad olla nii sooritustulemuste paranemine kui ka loomulikult majandustulemuste paranemine. Mida kõrgemalt sa vaatad, seda olulisemad on majandustulemused, mida rohkem sa oled tiimi tasemel, seda rohkem sa pead vaatama sooritustulemuse paranemist. Ja hästi tähtis on siis ära määrata igale sellele initsiatiivile, mida sa ette võtad, on ära määratud omanik ja tähtaeg, millal see võiks valmis olla. Ja uus teema, millega võib-olla muudes valdkondades nii palju ei ole kokkupuudet olnud, aga hästi tähtis on ära tuvastada, mis on teie AI riskitaluvus. Et sellest sõltub automatiseerimise aste, mida rohkem sa oma äriprotsessi ära automatiseerid, seda efektiivsemaks see protsess muutub, kuid seda vähem paindlik on ta juhul, kui klientide vajadused muutuvad, muutub näiteks see ettevõtte poolt pakutav. Ja nagu me oleme näinud ju, et tegelikult AI vahest paneb ka pada, ehk samamoodi nagu eksivad inimesed, samamoodi eksib AI ja me peame mõtlema, milline siis on meie AI riskitaluvus, kui palju me oleme valmis AI-le delegeerima, kui palju me peame AI väljundit kontrollima ja mis siis juhtub, kui AI kliendile pakkumises eksib näiteks, ma ei tea, teeb liiga kalli hinna või teeb liiga odava hinna või mis iganes see on, et mida me siis ette võtame. Ja kolmas pool on siis see tõendatavus, et kuna me delegeerime kogu protsessi ära, see tähendab seda, et me peame hakkama iga protsessi osa senisest paremini dokumenteerima, et senikaua, kui me ise teeme, meil on ülevaade, kui me delegeerime töötajatele, siis me tahame, et töötajad paneksid kirja, mida nad mingil kellaajal tegid ja kuidas vastasid kliendile. Ja kui me delegeerime omakorda selle AI-le, siis me tahame ka, et iga etapp, kus AI midagi teeb, oleks korralikult dokumenteeritud, juhul kui tekkis protsessis viga, me kohe näeksime seda viga ja nii edasi, et me peaksime selle osa dokumenteerima. Pluss on vaja dokumenteerida ka tõendatavus, ehk siis miks AI mingi otsuse tegi, et tegelikult AI oskab ka alati selle kirjelduse anda või põhjenduse, miks ta ühtepidi või teistpidi otsuse tegi. Ja me peame selle põhjenduse ka dokumenteerima selleks, et juhul, kui tekib näiteks olukord, kus tundub, et AI kedagi diskrimineerib või teeb lihtsalt valesid otsuseid, et me mõistaksime, miks AI neid valesid otsuseid teeb või miks ta diskrimineerib ja kuidas me saaksime sellist diskrimineerimist vältida. Projekti tulemused on mõistlik kirja panna või oodatud tulemused siis on mõistlik kirja panna tabelisse, et kirjutamegi siis ära, mis on meie oodatud tulemus, mis me arvame, et selle siis äriline tulemus võiks olla. Loomulikult peab olema vastutaja. Mina soovitaksin panna seda ametinimetuste kaudu, sest et kuigi ei soovita teha ühtegi tehisintellekti projekti, mis on pikem kui 1–2 kvartalit, ka selle ajal võivad vastutavad isikud vahetuda, et siis on mõistlik panna konkreetne funktsioon selle eest vastutama ja määratagi siis, mis on siis selle projekti tähtaeg, kuidas me mõõdame selle sooritust või millal projekt on edukas, millal ei ole ja millal me üle vaatame ja missugused nõuded on siis selleks, et me näiteks läheksime piloodist edasi tegeliku ja efektiivse lahenduse juurutamise juurde. Arvan, et ükski tehisintellektiga seotud pingutus ei tohiks olla pikem kui 3 kuud. Tehisintellekt on praegu väga kiires arengus ja kuna võimekused pidevalt muutuvad, siis ka inimeste ootused sellele, mida tehisintellekt suudab ja võiks teha, on kiires muutuses ja kui need ootused väga palju muutuvad kiiresti, siis pole ju mõtet teha projekte, millele ootused on juba ammu teistsugused kui projekti alguses. Ja seepärast soovitangi kõik tehisintellektiga seotud initsiatiivid jagada kvartalite pikkuseks ja vastavalt siis otsustada, mida teha ja millal teha.
Kui te ettevõttes ei ole varem tehisintellekti projekte teinud, siis alguses esimesel kuul soovitan kõik süsteemid, mudelid ja tarned ära dokumenteerida. Kui neid veel ei ole, siis seda lihtsam. Aga kindlasti peaks olema mingi AI poliitika, mis kirjeldab ära seda, milline on riskitaluvus, kui palju te olete valmis protsesse automatiseerima ja milliseid nagu riske aktsepteerite, milliseid ei aktsepteeri. Ja kui nüüd asjad käima lähevad, siis peaks olema ka selge reeglistik, mida logida ja kuidas neid tehisintellektiga seotud otsuseid jälgitavaks muuta. Et selle kõik võiks ära teha nüüd esimese kuu jooksul. Ja kui nüüd selline raamistik on olemas, siis samal ajal on võimalik ka välja mõelda, milliseid projekte me võiksime ettevõttes teha selleks, et tehisintellektist kasu saada. Ja soovitan siis ära defineerida 2-3 sellist kontrollitud pilooti ja määrata ära siis, kes on nende pilootidest vastutavad ja milliseid tulemusi me nendest pilootidest ootame. Ja seejärel saamegi edasi minna ja mõelda, et mis on siis nagu selline KPI-de algtase ehk millest edasi me otsustame, et jah, me jätkame selle projektiga ja kui seda KPI-d ei ole saavutatud, siis näiteks ei jätka. Ja kui meil need asjad on tehtud, siis me saamegi alustada projektidega, vaadata, mis siis nagu nende pilootide käigus me saime teada, millist tarkust me juurde saime ja saamegi siis otsustada kvartali lõpus, milliste projektidega me läheme edasi, millistega me ei lähe. Ja samamoodi võiks siis anda aruande osanikele nõukogule, et kuidas tehisintellektiga on läinud. Ma arvan, et see tehisintellekti teema on päevakorral kõikides ettevõtte üldkoosolekutel ja nõukogu koosolekutel, sest tegu on siiski suhteliselt revolutsioonilise tehnoloogiaga, mis meie elukorraldust ja seda, kuidas me äriprotsesse korraldame, mõjutab veel pikka aega. Kui jutt läheb AI-ga seotud riskidele, siis alati küsitakse mult, et kes siis vastutab, sest süü ei saa jääda AI omanikuta. Ja siin on tähtis meeles pidada seda, et loomulikult AI teenuste pakkujatel on mingisugune vastutus, kuid lõplik vastutus kliendi sees on siiski nendel, kes AI mudeleid oma protsessides rakendavad, mitte mudelite pakkujatel. Et loomulikult ka mudelite pakkujad vastutavad mingis ulatuses, kuid kliendi ees vastutus on siiski sellel, kes seda mudelit rakendab. Ja me peame mõtlema seda, et need rakendused, mida me tehisintellekti juurutades teeme, oleksid kooskõlas nii hea tava kui ka erinevate direktiivide ja määrustega. Ja kindlasti peaks olema, kõik need lahendused peaksid olema turvalised, ehk siis me räägime NIS2 direktiivist, me räägime jätkusuutlikkusest ja me räägime AI määrusest, et kõikide nendega võiksid olla meie AI pingutused kooskõlas. Ja loomulikult ei saa me unustada ei GDPR-i ega muid selliseid raamistikke, et meil klientide andmed, meie enda andmed oleksid kõik kaitstud. Kui me nüüd vaatame, millised on kõige sagedasemad naelad, mille peale astutakse, siis loetelu ei ole väga pikk ja tavaliselt alustame sellest, et kui me ei ole oodatud tulemust defineerinud, siis me ei saa ka AI lahenduse väärtust mõõta ja tegu on pigem siis nagu tehnoloogia juurutusprojektiga kui ettevõtte arendamisega. Ja teine, mis on selline väga sagedane, on heaks kiitmata tööriistad, ehk siis vanasti oli Shadow IT ja nüüd on siis Shadow AI. Ja selle põhiline põhjus on see, et kui on mingisugused suurepärased tööriistad turul saada, siis inimesed võtavad need tööriistad kasutusse ja hakkavad neid tööriistu kasutama selleks, et oma töös olla tulemuslikumad. Ja kui ettevõte ei paku neid tööriistu töötajatele, siis need tööriistad ei ole ettevõtte kontrolli all. Ehk seepärast ütleks niimoodi, et kui
te mõtlete, et ettevõtte töötajad kasutavad ChatGPT-d ilma teie nõusolekuta ja panevad sinna ettevõtte andmeid, siis üks variant alati on see, et inimesi karistada, aga selle tulemuseks on lihtsalt see, et inimesed ei tee tööd ja lahkuvad teie ettevõttest, sest nad tunnevad, et nad ei saa oma täit potentsiaali teie juures saavutada. Teine variant on see, et te hangite need tööriistad ja ma ei tea, palju see ChatGPT nüüd hetkel maksab, aga mõni aeg tagasi ta maksis umbes seal 20–25 eurot inimese kohta kuus. Ja kui mõelda seda, et see on selline võib-olla restorani õhtusöök, siis ühe restorani õhtusöögi inimese kohta ikkagi ettevõte jõuab maksta ja selle võrra, kui kasvatad töötaja produktiivsust, et siin mõned uuringud on öelnud, et keskmise töötaja produktiivsus tehisintellekti kasutamisega võib kasvada üle 40%. Et kui sa mõtled seda kulu, mida sa praegu töötaja palka paned ja sa mõtled selle peale, et sa võid sellega oma töötaja produktiivsust kasvatada 40%, siis need mõnikümmend eurot kuus eesmärgiga, et sa saad ettevõtte andmed hoida turvalisena, ei ole väga suur investeering. Ja lisaks siis ka see tarnija must kast, et mida rohkem me erinevaid tehnoloogiaid juurutame, seda rohkem me anname kontrolli käest ja me peame aru saama, millise on meie vastutuse piirid, et loomulikult iga tehnoloogia on lõppude lõpuks on must kast, kui see on piisavalt keeruline, me ei saa aru selle toimimismehhanismidest. Ja võib öelda, et ka lausa, et see on nagu võlukunst, kui me ei saa aru, kuidas see toimib. Kuid tähtis on aru saada, et kuidas sellest on back-up tehtud meie andmetest, juhul kui see tehnoloogia ei tööta, mis siis saab ja kõik need muud asjad, et nii kaua, kui meil on välja mõeldud stsenaarium, mis saab siis, kui nii kaua võib see tehnoloogia ka mõnes mõttes must kast olla. Ja mis siin veel siis öelda, et ma arvan, et kõik need punktid on asjakohased. Võib-olla viimane punkt on see, mida siis nagu, millega mina näen kõige rohkem muret, on see, kui mingi projekt lõpuks ei väljugi nagu piloodifaasist, jääbki sinna, sest et mingisugune valmisolek ettevõttes on puudu. Et näiteks, et AI-l on vaja mingi konkreetsest majandustarkvarast saada andmeid selleks, et otsust teha ja seda liidestust ei ole, siis peab olema nagu julgust öelda, et kuulge, stopp, et paneme selle piloodi nüüd natukeseks seisma ja teeme need andmed korda ja lähme siis edasi, sest et pole mõtet teha või igavesti seda pilooti jooksutada või teha lahendust ebakvaliteetsete andmetega. Ja kui nüüd läheb tehisintellekti projektide juurutamiseks, siis sageli öeldakse, et kuulge, see valdkond on ju nii uus, et kuidas me AI-ga seotud riske üldse juhime, siis tegelikult on riskijuhtimise jaoks on olemas juba ISO standardid, on olemas igasugused turvastandardid ja eetikastandardid, et kõik need on tegelikult raamistikuna juba olemas. Ehk et kui me võtame AI ette, siis kõik need standardid on juba mõnda aega olemas ja lihtsalt võtke sealt valik, kui te tahate mõnda standardit juurutada ja hakake tegema. Mina soovitan kõigepealt alustada ISO 27000 standardist ehk infoturbest. Ehk kui me selle standardi oleme ära juurutanud, siis me teame ka, milliseid andmeid meil tehisintellekt kasutab. Ja kui sellest nagu väheks jääb, siis IT-protsesside mõttes tasub vaadata ITIL-it, näiteks ITIL on päris hea standard sellest, kuidas oma infotehnoloogiaga seotud protsesse kirjeldada. Ja kui tundub, et tahaks konkreetselt tehisintellekti ja masinõppemudelitega seotud standardeid üle vaadata, siis soovitan ISO 23894 ja ISO 42001,
et need siis on konkreetselt tehisintellekti puudutavad standardid. Ja kui teil tundub pärast tänast seminari, et tehisintellekti projektidega võiks alustada, aga ei ole ikkagi päris selge, mida ja kuidas, siis võtke minuga ühendust ja räägime teemad läbi. Nagu te nägite, ma olen pigem juhtimise ja turunduse taustaga kui tehnoloogia taustaga, et lihtsalt ma olen IT-sektoris eluaeg töötanud, midagi on tehniliselt külge jäänud ja aitan teil erinevad äriülesanded defineerida selliselt, et need on ka juhtidele ja müügijuhtidele ja kvaliteedijuhtidele arusaadavad ja aitan mõelda, kuidas tehisintellekti abil teie ettevõtte protsesse muuta efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. Aitäh teile!